Kuula seda. Üks paar, kes kasutas asendusema abi, et saada laps, kuna nad ise ei saanud, avastas 5 kuu pärast, et nende lapsel oli terviseprobleem. Nad nõudsid, et asendusema teeks abordi. Kui ta keeldus, põgenes ta Texasesse, et see laps ilmale tuua. Seejärel said nad lapse hooldusõiguse ja nüüd kaebavad nad teda kohtusse, nõudes temalt raha selle eest, et ta julges selle lapse ilmale tuua, kes nüüd on nende hooldada. Ma mõtlen, kui hulluks inimesed peavad minema. Siin on üksikasjad. West nõustus eelmisel aastal saama surrogaattemaks ühele paarile Californias. Ta kandis nende last ja kõigi andmete kohaselt kulges rasedus hästi kuni umbes 20. rasedusnädalani. Siis diagnoosisid arstid lapsel, keda ta kandis, haruldase, kuid raske südamerikke. See on selline, mille puhul ilma mitmete operatsioonideta, mis algavad üsna varsti pärast lapse sündi, laps ei jääks ellu. Sel hetkel, ütleb West, teatas paar talle, et nad soovivad, et ta planeeriks abordi. Nüüd ütlevad eksperdid, et vanemlik eelisõigus sellises olukorras on tavaline asendusemaduse lepingutes. Lepingu, mille West tunnistab, et ta oli allkirjastanud. Ta lükkas protseduuri paar nädalat edasi ja leidis selle aja jooksul Dallase piirkonnas arste, kes olid varem neid operatsioone edukalt teinud. Ta teavitas paari, et sooviks jääda piirkonda sõbra juurde, sünnitada Dallases ja vaadata, kas arstidel õnnestub. Ma mõtlen, kui sellele mõelda. Ta on selle lapse asendusema ja hoolib sellest lapsest nii palju, kuigi see ei saa olema tema oma, et ta on valmis uurima ja otsima inimesi ning arste, kes võiksid selle lapse päästa ja teda ravida, eks. Kui ilus tegu see on. Selles olukorras. See käivitas kohtuvaidluste jada selle üle, kelle soovid ja õigused selles olukorras tähtsamad on. Alaska ja California kohtud arutasid seda juhtumit. Samal ajal West oli Texases ja kolmapäeval sünnitas ta poisslapse. Tema advokaat ütles, et tal ei lubatud üldse lapsega aega veeta. Ja California vanemad jätkavad endiselt oma õiguste nõudmist, kuid sel nädalal sekkus olukorda ka Texase osariik. Prokuröri büroo sai erakorralise korralduse, mis tagab, et 2 Texase haigla arstid pakuvad lapsele elupäästvat abi. Westi advokaat ütleb, et ta kavatseb nüüd ise proovida lapse hooldusõigust taotleda. California vanemaid peetakse selle lapse tulevasteks vanemateks ja eeldatavasti saavad nad aja jooksul selle lapse üle otsustusõiguse. Aga praegu kehtib lapse suhtes Texase seadus, mis määrab, mis edasi saab. Olu, kas ma võin lihtsalt öelda, et see naine on tõeline kangelane, et ta üldse rasedaks jäi ja surrogaatema on. Ja et ta püüab oma last kaitsta ja päästa, olen ma igati selle poolt. Aga räägime korraks selle juriidilisest poolest, sest kui mitte midagi muud, siis see lugu peaks käivitama arutelu, kus iga surrogaatema, kes otsustab kanda kellegi teise last, vanema jaoks peaks eelnevalt olema täielik selgus selles osas, kas nad on abordi poolt või vastu. Ja seda tuleks põhjalikult arutada enne laste saamist. See pole üllatus, ma ei poolda hilist aborti. Ma arvan, et see on täiesti kuri ja vale. Aga kui sa lased kellelgi teisel oma last kanda, siis kõige vähem, mida sa pead tegema, on veenduda, et see inimene on sinuga ühel meelel abordi küsimuses, eks. Aga see naine on täielik kangelane. Ma mõtlen, kuulame teda ja tema intervjuusid ning seda, mida tal öelda on. Alguses pidin ma lendama välja teisipäeval, aga nüüd, kui ma ümber ajastasin, ma olin tööl ja mu vanem vend oli mulle päeva jooksul sõnumi saatnud ja lihtsalt öelnud, kuule, helista mulle, kui töölt ära tuled. Ma tahan lihtsalt sinuga millestki rääkida. Ja nii ma siis lõpetasin töö umbes kell 7:30 õhtul ja helistasin oma vennana. Aga siis Muide, ta on selles videos rase. Ta ei ole veel sünnitanud, laps pole veel sündinud. päeva jooksul ütles ta lihtsalt, hei, helista mulle, kui töölt ära tuled. Ma lihtsalt tahan sinuga millestki rääkida. Ja nii ma lõpetasin töö umbes kell 19:30 ja helistasin oma vennale. Ja ta lihtsalt jagas minuga, kui väga ta ei tahtnud, et ma peaksin. Selle protseduuri läbi tegema. Ja ta teadis, kuidas ma end selle suhtes tundsin ja kui hirmul ma olin. Ja ta ütles mulle, et ta oli oma naisega rääkinud ja et nad lapsendaksid selle lapse, kui see oleks mulle väljapääsuks.
ja ta ütles umbes nii, mida nad saavad sinult võtta, sul on meie toetus, sul on oma pere. Nad võivad proovida nõuda raha, mida sul pole. Me oleme sinu jaoks olemas, sinust hoolitakse. Ja ta lihtsalt andis mulle mõista, kui väga ta mind armastab. Ja ükskõik, mida ma valin, ta on siin. Ta oli minu jaoks olemas. Aga see andis mulle nii palju julgust ja lootust. Olgu. Ma mõtlen, see on ka hämmastav mõelda, et ma tean kindlalt, et kui see naine teeks GoFundMe kampaania selle juhtumi toetuseks, annaksid miljonid inimesed talle raha, sest inimesed teavad nii selgelt, et see on õige asi, mida teha. Unustame korraks lepingud ja selle juriidilise poole. See kõik lepitakse kokku ja me saame teada, mis juhtub, kui kohus otsuse teeb. Aga see laps tuleks päästa ja kaitsta. Ja kui naine, kes last kannab, on valmis seda tegema ja vastutuse võtma ning vanemad tahavad sellest hoolimata raseduse katkestada, eks? Ma mõtlen, tõde on see, et nemad on selle lapse geneetilised vanemad. See on nende jaoks suur vastutus kanda. Ja just sellepärast on asenduse madus keeruline. Ma ei ole selle suur pooldaja. Ma arvan, et see on imeline juhtudel, kui seda tõesti vaja on. See on tõeline ime ja jumala kingitus, aga see on palju keerulisem, kui inimesed tavaliselt arvavad. Kui üks asi muutuks asenduse maduse tööstuses selle tõttu, mida sina oled läbi elanud ja mida sa endiselt koged, siis mis sa loodad, et see üks asi oleks? Ma loodaksin, et abortimise nõue, mis on tõenäoliselt enamikus asenduse maduse lepingutes, kui mitte kõigis, ei tohiks olla lubatud lepingutesse lisada. Ma arvan, et see muudaks inimeste arvamust isegi sellesse astumisel ja asenduse eest maksmisel, kui nad tunneksid, et nad ei saa paluda naisel seda teha, mida neil tegelikult ei tohikski olla õigust paluda. Kuidas näevad sinu jaoks välja järgmised nädalad ja kuud, McKenna? Võtan rahulikult ja kannan seda väikest poissi veel umbes 6 aega ning loodan, et saan teda toetada tema võitluses pärast sündi ja operatsiooni ajal. Kas see pole mitte imeline? Okei, muide, Nashin Kilkar ja Omar Ahmed, 45, on selle beebi vanemad. McKenna West on 28-aastane ja tema on see, kes on selle nimel võidelnud. Ja McKenna on tõesti nagu ingel. Beebi on sündinud. Biibile, kellele West pani nimeks Gabriel, tehakse kohe elupäästev operatsioon. Nüüd on ta nende vanemate hooldusõiguse all, kes nii väga tahtsid teda abordiga lõpetada. Ja mulle see tõesti ei meeldi. Ma arvan, et see on vale. Ja ma lihtsalt ei teadnud, mida teha. Ma tundsin end selle lepingu tõttu väga lõksus olevat ja mul oli tunne, et mul pole mingit sõnaõigust. Aga ma teadsin oma hinges ja südames, et ma tahan seda väikest poissi kaitsta. Ja õnneks oli mu vend, talle tuli südamesse mõte mulle helistada. Ja ma ei suuda ette kujutada, mis tunne oleks, kui sulle öeldakse, et sa pead selle lapse aborteerima. Et sa pead seda tegema. Et sa pead 5-kuuse lapse aborteerima. Ja vaata jällegi, sellel teemal on juriidilised küsimused hoopis teistsugused kui minu sisetunne või see, mida tunnevad inimesed, kes seda vaatavad. Tegelikkus on see, et kui sul on olemas asendusema, kes on valmis hoolitsema, sünnitama lapse ja leidma kellegi, kes lapse ees hoolitseks, see on midagi, millele peaks vähemalt mingisugust juriidilist tähelepanu pöörama. Ma saan aru, et ta allkirjastas dokumendid ega mõistnud seda olukorda ning ta ei arvanud kunagi, et talt nõutakse 5-kuuse lapse aborti. See, et talt nõutakse 5-kuuse lapse aborti, on lihtsalt täiesti hullumeelne. See on täiesti ilus olend inimese kehas. Ma lihtsalt ei mõista, kuidas inimesed arvavad, et see on normaalne. Aga see on vestlus, mida ühiskonnana tuleb pidada, sest kui surrogaatus kavatsetakse muuta tavapäraseks, see naine on tõeline kangelane. Ma ei tea, kas see, mida ta teeb, on seaduslikult lubatud või mitte, aga ta on kangelane, sest ta on valmis tegema kõik, et seda last päästa. Ja see peaks olema asi, millest surrogaatemad peaksid vähemalt lapsevanematega algusest peale rääkima. Kas me oleme ühel meelel, kas me mõtleme samamoodi, sest mitte ükski naine ei tohiks kunagi sattuda olukorda, kus ta ei taha 5 või 6. kuu aja rasedust katkestada, aga lapse vanemad nõuavad seda temalt. Igatahes nüüd kaevatakse teda kohtusse, sest ta päästis nende lapse. Ja kas sa suudad ette kujutada, milline on selle lapse elu? Väike Gabriel kasvab üles teadmisega, et tema vanemad, kes nüüd teda kasvatavad, tahtsid, et ta sureks ja kaebasid kohtusse naise, kes ta elu päästis. Ma mõtlen, õudne, ei taha, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.